Aasta 2011 läks Eesti linnukasvatajatele ajalukku edukana. Eelmise aastaga võrreldes kasvas lindude arv 14% ning munatoodang suurenes 5% võrra. Aasta parima tõuaretaja tiitli pälvis Ross 308 tõugu lihakanade eest aktsiaselts Talleeg. Järveotsa vutifarmi omanikule Ülo Pullisaarele tõi tunnustuse Eesti vuttide ja Prantsuse lihavuttidega tehtud tõhus aretustöö. Eesti vuti omadused on paranenud aastate jooksul. Muna on suuremaks läinud, munatoodang on väga hea, sööda kasutus on hea, et vutt on igati väga kõrgel tasemel tänu just professor Harald Tiku aretustööle. No me oleme püüdnud Eesti vutti aretada, võiks öelda diametraalselt kahes eri suunas. Ühelt poolt lisada talle kehamassi ja lihaomadusi ja teiselt poolt ikkagi suurendada veel munajõudlust, kuigi viimase piir on õige lähedal, sest kontrolltulemused viimasel ajal näitavad, et vuti aastatoodang on aastate lõikes olnud 320, 328 isegi. Nii et ega siin palju juurde kruttida ei saa, aga me suurendasime natuke ta kehamassi, mis võimaldab siis munatootmisel isas vutit realiseerida lihavuttidena ja teiselt poolt tõstsime ka muna keskmist massi endisi 11 grammi asemel 14 grammi piirimail. Kuid hoolsale aretustööle vaatamata leidub Eesti vutti eestlase toidulaual veel suhteliselt vähe. Eestlane võtab kõiki uusi asju ikka kaunis raskelt ja me oleme teinud ikka palju aastaid töid. Praegu ka ikkagi 40% me toodangust ekspordime, kuna Eesti ei suuda meie toodangut ära tarbida. Professor Harald Tiku hinnangul võiks vutikasvatuse müügitulemusi parandada aktiivse müügitöö toidu populariseerimise suurfoorumitel. Põhjamaades praegu nagu kalkun, hani ja part täiesti puuduvad, siis võiks vutt selle tühja paiga küll oma kätte võtta. Pealegi on siin väga head näidud ees, nagu toidumuna rikastatakse oomaga rasvhapetega. Kui pisikese vuti jaoks on Eesti turg veel täna liiga suur, siis munakanade ja broilerite mastaapseks tõuaretuseks kipub meie maa jällegi väikseks jääma. Kui me räägime Talleegist, siis selle omanikud on meie naabrid, soomlased ja on veel üksikuid farme, millised siis on Eesti kapitalil, aga instrueeritud hästi tööstuslik tootmine on ju aastakümneid olnud ja nüüd on siis siin tagasitee roheliste nõudmiste järgi, et jõuda jälle puurist põrandale. No see kindel on, et see nii ei lahene, et leitakse siin kompromissid. Aga munatootmine ja broileri tootmine on tasemel ja meie Eesti elanikkond on ka sellega varustatud. Vanasti tegime ise koha peal nii-öelda käsitööna seda tõuaretustööd. Nüüd me ostame põhiliselt sisse nii Soomen broilerist tuleb siis lihakanade tõumaterjal, kui siis Aaviste aretuskanalast tuleb munakanade Highline tõumaterjal. Sealne aretustöö tase on palju kõrgem kui meil oli ja ilmselt seda teed tuleb jätkata, sellepärast et Eesti on niivõrd väikene riik, et ühte suurt ettevõtet haudumunade tootmiseks, tibude tootmiseks ei ole mõtet üleval pidada. Lõppenud 2011. aasta muudab linnukasvatajatele eriliseks ka ühe unikaalse teatmeteose ilmumine. Nimelt nägi paariaastase töö tulemusena trükivalgust esimene eestikeelne linnukasvatustermineid seletav sõnaraamat. No siin on 1070 linnukasvatusterminid ära seletatud väga lühidalt ja kuivõrra omataolist selles ulatuses varem ei ole olnud, siis on ta teatud määral ka linnukasvatuses ikkagi arvatavasti väga mitmed aastad kasutatav. Ikkagi see sõnavara, mis praegu ajakirjanduses kasutatakse linnukasvatuse kohta või linnukasvatuse terminoloogia, see on ikka väga palju teinekord mööda, siit oleks võimalik siis ka ajakirjanikel materjali saada, aga muidugi põhiõpikuna jääb ta ikkagi tudengite pädevusse. Raamatu autoriteks on Harald Tikk, Mati Piirsalu, Viive Tikk ja Liisa Hanson.